Ei ole üldse paha. Proovime täna veidraid šokolaadikoosluseid ja vaatame, kas nad päriselt ka maitsvad on. Täna proovime kõiki neid veidraid maitseid meie oma 72%-se Hondurase šokolaadiga. Nii, ma alustan Gouda juustust ja proovime, kuidas on tume šokolaad ja Gouda juust. Ütleme nii, et selle söömine ei häiri, aga ta ei paku ka mingit suurt maitseelamust. Kuna ta üllatas mind sellega, et tal ei ole tugevat soolase või magusa snäki maitset, siis 7. Järgmisena on sinihallitusjuust. Nii. Rohkem on maitset kui Gouda juustu puhul. Täiesti mõnus kooslus. Me oleme ise ka kasutanud tegelikult päris palju juustu, just toorjuustu, kommide täidiste tegemisel ja valge šokolaadiga sobib tegelikult selline kergem toorjuust päris hästi kokku. Sellele ma isegi annaks 8. Järgmine kooslus on üsna šokeeriv. Mina ei ole kunagi proovinud marineeritud minikurki ja šokolaadi, aga tuleb välja, et inimesed väga palju niimoodi söövad, nii et proovime siis järele. Ei ole üldse paha. Tegelikult see kurk on algusest lõpuni tunda ja see soe šokolaad jääb nagu sinna tahaplaanile. Juustudega meeldis mulle kindlasti rohkem, nii et ma annaksin hindeks selline 5. Viimasena on meil oliivõli. Niimoodi ta midagi väga head ei ole. Kui ta on ühtlustunud ja šokolaadina, siis ma arvan, et ta võib päris hästi sobida. Kas teil on mingeid põnevaid koosluseid, mida meie võiksime veel proovida? Jätke kommentaari.